Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. Ja nüüd teie saatejuht, kelle esimene ametlik töökoht oli toidulaos. Tere kõigile kaasinvestoritele ja Raharaadio kuulajatele. Toidulaos käisin tööl ühel suvevaheajal koolis ja ütleme nii, et seal ma sain aru, et see ei ole minu tulevik, et sellist tööd ma nagu teha ei soovi ja mitte nagu sellepärast, et mulle selline asjade tõstmine ja liigutamine ei meeldiks, see on päris mõnus selline füüsiline töö vahelduseks, aga lihtsalt palk oli selline üsna jube, võiks öelda, et olematu ja tingimused olid ka sellised, et ma ei tea, kas see tänapäeval üldse legaalne on, tõenäoliselt ikkagi tehakse nii, aga jah, et põhimõtteliselt oli nii, et kui tööd ei olnud, siis passisid seal, aga palka sellest ei saanud, sest tüki töö oli ja nii edasi. Et seda seltskonda seal vaadates tuli jah, siuke, ütleme, üsna ebameeldiv tunne ja ei tahtnud sellele mõeldagi, et peaks seda elust või tihedamini tegema. Aga üks positiivne asi, mis mulle sealt meelde jäi, oli see, et ma nägin tihtipeale täiesti tühja Peterburi maanteed, et kes seal päeva pool käinud on, siis seda nagu ei näe, aga varahommikul oli see nagu näha ja suvel oli ilus ilm ka, nii et see oli mõnus väike jalutuskäik. Aga sellest ajaloo väiksest jupist läheme edasi ja räägime täna natukene teisest ajaloo osast. Ehk siis minu nii-öelda investeerimisteekonna algusest, kus ma vaatasin igasugu erinevaid huvitavaid programme, mis tol hetkel tundusid huvitavad. Ja mõtlesin, et kuna need tegelikult mingil määral eksisteerivad täna ka ja üsna populaarsed on ka tegelikult minu teada siiamaani, vähemalt teatud seltskonna seas, kes investeerimisega veel ei ole nagu tegelema hakanud, aga on midagi nagu avastanud internetist. Sest et senikaua, kuni foorumis oli nende jaoks oma sektsioon olemas, siis oli see ikkagi koht, kuhu inimesed tulid jälle oma linke jagama ja nii edasi. Et ma kardan, et see on siiamaani populaarne. Seega mõtlesin, et teen väikse ülevaate. Ja kui ei ole populaarne, siis kindlasti on huvitav kuulata või huvitav mõelda, mis imelikke asju kunagi see Taavi sealt Rahafoorumist ja Raharaadiost teinud on, et küll oli ikka lollakas. Ja siis on hea targutada, et sina pole selliseid rumalisi teinud. Aga alustuseks siis esimene programm, millega ma üldse kokku puutusin ja tegelikult kui ma ei eksi, siis see oli kunagi ammu avastas isegi vend sellise asja mulle, et sulle tuleb meili peale kiri ja sa klikid selle lahti ja siis lähed kuskile lingi peale, vaatad mingi perioodi, ma ei tea, 15 sekundit või 30 sekundit mingit lehte ja siis sellest saad raha. See raha oli muidugi sellised sendid või siis 0,1 senti või mis iganes dollarites muidugi. Et mitte küll palju, aga see nimi siis sellistel programmidel on GPT ehk siis Get Paid To midagi, ehk siis millegi tegemise eest saad raha või siis kõige suurem osa sealt või levinum osa oli sealt see PTC ehk Paid To Click ehk klikkide eest maksmine, aga samal ajal olid seal ka igasugused nii-öelda küsimustike täitmise lehekülgedele konto loomise ja niisama külastajate toomise lehele eest makstavad rahad. Et need programme oli mitmesuguseid. Aga enne kui sinna lähemalt sellest räägime, siis natukene võib-olla ka sellest, kuidas tol ajal see maksevahenditega teema käis. Sest et tänapäeval on hea lihtne, kas siis panga ülekandega võid põhimõtteliselt igale poole maksta või vastu võtta. Või siis on PayPalid ja igasugu muud asjad ja praktiliselt kõik toetavad ka Eestit. Või siis kõigil on krediitkaardid, millega saab igalt poolt maksta ja osta ja nii edasi vastu võtta raha. Et tol ajal see nii lihtne ei olnud. Et olid erinevad sellised e-maksevahendid või e-platvormid, kuhu siis
sai omale raha ja millega sai siis nendes igasugustes programmides osaleda, ostu teha, vastu võtta sealt ja nii edasi. Ja ühed populaarsemad nende asjade jaoks, millest ma täna räägin, olid sellised asjad nagu näiteks e-gold, ehk selline väidetavalt oli vist kulla tagatisega mingi väike valuuta seal. See on nüüdseks kinni juba üsna kaua. Inimesed minu teada jäid ka rahast ilma, kui seal kontol oli. Siis teine koht oli Alert Pay, mis hiljem muutis nime Paysaks, mis siiamaani peaks töökorras olema. Kuigi ka sealt ma mäletan juba üsna mitu aastat tagasi ühel hetkel kadus võimalus Eesti Panga kontole raha välja võtta ära. Ja siis ma raiskasin enda seal olnud raha ära, sest et kurat seda teab, mis sellest saab. Ja seal nad hiljem lõid veel kõrvale teise variandi nimega EgoPay, mis siis oligi selliste kahtlasemate skeemide jaoks mõeldud, sest et USA valitsus ja muud sellised organid siin väga ei soosi selliseid programme ja muid asju, sest et sellised anonüümsed maksevahendid kipuvad jube palju sellist kuritegelikku kontingenti endaga kaasa tooma. Ja nüüd see EgoPay osas on muidugi kah, nüüd hiljuti siin üks uudis, kuidas ka nemad lasid oma kasutajaid üle ja praktiliselt varastati raha ära päris paljudel. Ma ei tea, kas keegi sealt oma raha üldse tagasi saanud või mitte, aga see selleks. Siis siin kasutati mõnda aega tagasi, või päris ammu, sellel kui mina tegelesin, oli ka PayPal täitsa kasutusel, aga nemad minu teada üsna ammu juba muutsid oma tingimusi, nii et enamus saite nad ei toeta ega ei luba ka sinna maksta ega sealt vastu võtta. Ja siis lisaks oli selline leht nagu Liberty Reserve, mis samuti ühel hetkel siin minu arust juba paar aastat tagasi pandi USA poolt kinni ja kõik rahad minu teada läksid ka kasutajatel minema, ehk siis järjekordne selline lõbus juhtum. Ehk siis väike selline näide, et need nagu ei olnud tole lihtne nende programmidega midagi teha üldse, et selline selleks, et sealt üldse raha kätte saada või sinna investeerida, pidid üsna palju vaeva nägema ja see risk, et midagi juhtub, oli ka üsna suur. Ja lisaks see, et enamus neist lehtedest ei toetanud eriti Eestit, vähemalt siis, kui mina alustasin nende asjadega, siis oli üsna keeruline sinna raha kanda, pidid kelleltki teiselt ostma, siis tema kandis sinu kontole ja vastupidi, et sellist nagu sisse-välja liigutamist ei olnud väga võimalik teha. Et see tegi nagu asja selle võrra veelgi huvitavamaks, et või võiks tänapäeval võiks öelda praegu tagantjärgi, et mõttetumaks, aga olin noor, olin rumal, tundus hästi huvitav ja selline põnev seiklus. Aga nüüd mingil määral näitab seda riskiga see siis, et 4 programmist, mida kasutatakse, on praktiliselt 3 tükki kinni pandud. Vähemalt neist, mis mina välja tõin. Et eks tegelikult on neid programme natuke rohkem seal ja nii edasi, aga see nagu risk on ikkagi päris suur olnud seal kogu aeg. Aga nüüd siis nende pay-to-click saitide juurde, et kontseptsioon ise oli lihtne. Sa tegid omale ühe lehe peal konto, logisid sisse ja siis sul oli seal mingi hulk reklaame või linke, klikkisid sinna peale, siis vaatasid seda lehekülge, kuhu see viis. Tavaliselt oli see mingi 15 või 30 sekundit, vaatasid seal ära, panid akna kinni, tegid teise lahti, panid akna kinni ja nii edasi. Ja siis iga selle vaatamise eest said mingi summa. Üldjuhul oli see kuskil seal 1 sent või siis 0,1 senti dollarites. Ja siis sedasi pika aja peale pidi siis päris suur summa kokku tulema. Et kui sa nüüd seda tunnitasu arvestad, siis tegelikult sealt nagu väga ei ole lootustki midagi saada, eks. Aga mis selle nii-öelda võlu oli või miks see nii palju inimesi endaga kaasa kutsus, oli see, et sul oli võimalik ka enda lingi kaudu liitunute pealt teenida neid samu summasid. Ehk siis kui sa kutsusid enda lingi kaudu
5 sõpra ka sinna saidile, siis ja nemad klikkisid, siis sina said iga nende klikitud reklaami eest ka raha. Ja kui sa nüüd asi natuke edasi arenes, ehk siis sa lõpuks sai seal ka igasuguseid nii-öelda upgrade osta, mis siis andsid sulle parema taseme ja sa said mitte 1 sendi, vaid näiteks 2 senti iga kliki eest ja nii edasi ja nii edasi. Et siis oli nagu veel põnevam. Aga probleem oli seal see, et neid saite tekkis nagu seini pärast vihma, ehk siis kes mäletab sellist aega, kui see sendi oksjon Eestisse tuli, siis praktiliselt igal ühel oli oma sendi oksjon varsti. Ja sellega oli see, et see oli enne sendi oksjonit ja neid oli veel rohkem. Et igal endast lugupidaval inimesel tundus olevat, et temal peab olema oma pay-to-click sait. Ja see tähendas seda, et enamus neist läksid kinni. Inimesed, kes sinna liitusid, need suure tõenäosusega ei saanud mitte midagi tagasi. Kes raha sisse pani, see võis sellest suure tõenäosusega ilma jääda. Lisaks hakkasid sinna tekkima sellised huvitavad variandid, et sa said endale neid referaleid, ehk siis sinu lingi kaudu liitunud inimesi osta või rentida erinevatel saitidel, mis oli selline huvitav variant, et ma tegin kunagi ka eksperimendi, kuna see valdkond oli hästi populaarne foorumis sellel, et ostsin ka paaril saidil neid referaleid ja igasuguseid liikmelisusi ja jube tihti kippus see nii olema, et need minu need ostetud referalid klikkisid üsna agaralt, aga niipea kui nagu hakkas sellele summale lähedale jõudma, kus ma nagu nulli jõuaksin nendega, läksid nad äkitselt kuidagi passiivseks ja enam edasi ei klikkinud, et üsna selline kahtlane tunne oli, et need on mingid saidi enda robotid, mis nagu ei lasegi teenida sul üldse. Ja ühesõnaga hästi palju selliseid pettusi oli, hästi palju selliseid saite, mis lihtsalt ära kadusid ja nii edasi, sest et see kontseptsioon iseenesest on täielik lollus. Et algusaegadel võib-olla 90-ndatel või millal need nagu tekkisid, siis äkki tõesti oli põnev, sai reklaamida niimoodi, aga natukene aega läks edasi ja nii lolli inimesi lihtsalt ei leidnud, kes nagu reklaamiks või firmasid vähemalt ei leidnud, kes reklaamiks ennast mingil saidil, kus inimesed klikivad ainult sellepärast, et seda 1 senti saada. Sest et selline inimene esiteks ta ei osta midagi, teiseks ta ei vaata lehte ja kolmandaks tal ei ole rahagi osta, kui ta 1 sendi pärast klikib, eks. Et see on nagu siuke üsna mõttetu. Ja see selgus ka minu sealt eksperimendist. Ja selle kohta ma tegin väikse kokkuvõtte blogisse ja kindlasti panen selle osa alla ka lingi, et kui sul selles osas huvi on, siis viskad pilk peale ja tead, et tasub eemal hoida. Nüüd see teine programm, või programmi tüüp, siis, mis oli ka populaarne, on selline asi nagu surf ja autosurf, ehk siis kontseptsioon on natukene sarnane selle pay-to-clickiga, aga siin oli pigem, või need saidid tekkisid pigem selle eesmärgiga, et teha nii-öelda liikluse vahetust. Ehk siis, et sina lähed külastad kellegi veebilehte ja siis keegi teine külastab sinu veebilehte vastu. Ehk sa saad mingeid krediite ja siis nende eest saad osta külastusi enda mingitele linkidele ja nii edasi. Et ma eeldan, et see äkki tekkis selle mõttega, et kunagi oli Google ja otsingumootorid lollid ja nad vaatasid ainult külastatavust, mitte selle kvaliteeti. Aga miks need tänapäeval toimuvad, või miks need tänapäeval veel alles on, sellest ma ei ole aru saanud. Sest et see liiklus minu teada ei anna sulle küll mitte midagi. Võib-olla Google karistab sind ainult selle eest. Aga tolle ajal siis nii-öelda raha teenimise aspektist oli sellised skeemid, et kus sul oli samamoodi, sa läksid sinna autosurf lehele, panid oma need, või kus sai panna nii-öelda lingid jooksma või vaatasid neid teisi saite, aga sa said osta ka omale sellise paketi. Ja siis ostsid näiteks omale mingi nädalase paketi, mis siis andis sulle, ma ei tea,
20% tootlust. Ehk siis nädala pärast said 20% rohkem. Ja selleks, et seda 20% rohkem saada, pidid siis iga päev vaatama mingi kogu see link ära. Ja kui see nädal oli läbi, siis said oma raha sinna kontole ja siis läks uuele ringile või mida iganes sa sellega tegid. Ja ka siin oli see, et kui hästi läks, siis võib-olla said ka oma sinna maksevahendi kontole. Aga üldiselt seda väga tihti, väga pikalt ei juhtunud, sest et nagu aru saada, siis tegelikult need saidid raha nagu otseselt väga ei teeninud millegi pealt. Et kunagi võib-olla oli tore, aga sellel, kui mina neid avastasin, siis oli tegemist juba täiesti mõtete asjaga. Ja nüüd kolmas on võib-olla kõige tuntum neist, mida ma olen ka varem maininud, on Hype, ehk siis HYIP, nagu High Yield Investment Product või program, oleneb, kuidas seda öelda. Ja see on nüüd, kontseptsioon on siin lihtne, et tegemist on siis sellise kõrge riskiga investeerimistootega ja tavaliselt on see koduleht siis midagi sükest, et neil on kas mingid ülihead investeeringud kuskil, mille jaoks nad tahavad raha kaasata ja või neil on mingi ülihea programm, mis suudab ülihästi, ma ei tea, Forexil investeerida ja teenida päevasiseselt juba mingeid 100% ja mida kõike veel. Ja neil on hullult raha vaja selle jaoks või mida iganes sellised muud sealt selline uhke kirjeldus on, et neil on ülihea mingi ärimudel ja et sinul on võimalik siis sellesse investeerida. Üldiselt kipuvad need paketid olema seal saad investeerida nii, et sa ostad mingi paketi ja üldiselt kipuvad need paketid olema sellised üsna lühiajalised, ehk siis ala 1 päev, 7 päeva, mõnes kohas võib-olla 30 päeva. Aga pigem nagu on sellised hästi lühiajalised paaripäevased. Ja protsendid on muidugi ulmelised, ehk siis seal 1 päevaga võid näiteks 7% tootlust saada või siis 7 päevaga võid juba 40% tootlust saada ja mida kõike veel. Minu kogemus ka katsetasin need ära, katsetasin üsna mitu programmi sedas ära. Mõnes isegi oli seal konto peal üsna selline uhke summa, aga probleem oli selles, et see uhke summa oli seal konto peal, et ma mõnes kohas sain ka väljamakse, minu teada ma ühegi programmiga rohkem välja ei saanud võtta, kui ma sinna sisse panin ja üldkokkuvõttes kaotasin vist mingi paarkümmend või võiks öelda äkki isegi mingi $100 vast tol ajal. Et see ei kõla küll väga suurena praegu, aga kui mõelda, et see oli Eesti aeg, 1000 krooni umbes ja mina olin kooliõpilane, kellel tööd ei olnud, raha sissetulek tuli ainult suvetööst, siis ütleme, et päris suur summa minu mõistes. Aga pole hullu, nutma ei jäänud ja see oli põnev mäng minu jaoks. Et siis, millega siis nagu tegelikult tegemist on, et need on sellised lihtlabased Ponzi skeemid lihtsalt. Et põhimõtteliselt sina paned raha sisse ja järgmised, kes tulevad, maksavad sinule siis selle tootluse. Ja see on üles ehitatud sellele, et ta kasvab piisavalt kiiresti, et nad saaksid maksta sulle seda hiigeltootlust. Ja kui sa oled ühekorraselt, ütleme nii, et sa panid $10 sisse, said, ma ei tea, 15 tagasi 7 päevaga, siis kiusatus on uuesti panna ja suurem summa, sest et see tootlus on lihtsalt nii suur, et äkki jopab saad veel kord tagasi. Ja see niimoodi nagu lähebki, et see inimesed panevad sinna lihtsalt ahnusest raha juurde, võib-olla promotakse nii palju ja tuleb piisavalt palju inimesi juurde ja ühel hetkel, kui on siis selline piisav mass koos, siis tõmmatakse programm lukku ja minnakse rahaga minema ja alustatakse uut programmi. Või siis, kui on aus nii-öelda admin olnud, siis paraku saab lihtsalt raha otsa, sest see kasv ei ole kunagi nii kiire, et ta suudaks kogu aeg eelnevaid nii-öelda teenindada. Ja niimoodi see juhtubki, et enamus neist on paras pettus
ja raha teenida seal praktiliselt ei saa. Tean, et on mõned inimesed, kes on suutnud seal teenida natukene, et nad on muidugi selles mõttes hästi kogenud, hästi tabavad ära selle, et või oskavad seda nii-öelda taustauuringut teha, siis teavad nagu, kes seal programmi taga on ja milline muster neil on, ehk kaua see sait umbes üleval võiks püsida ja nii edasi, et kui nagu siis õigel hetkel sinna sattuda ja oma panus ära teha, siis võib hea õnne korral sealt nagu välja saada. Aga ka see oli nüüd päris mitu aastat tagasi, ma ei tea, kas tänapäeval keegi üldse tegeleb sellega enam või mitte. Aga need saidid on endiselt olemas, nii et kel huvi oma rahast ilma jääda, siis võimalus on olemas. Ja selles mõttes see oli üsna selline huvitav, sest et suured summad, suured panused, suured protsendid ja ilusad summad olid kontol nagu tänapäeval paljudel võrkturundusskeemide inimestel, kes siin uhkustavad oma suurte tootlikkustega. Aga paraku teenida ei saanud. Et võiks öelda, et kokkuvõttes kaotasin, ma arvan, äkki mingi $200 ja võiks öelda, et need õppetöönid sealt olid tegelikult päris head. Et sealt sai alguse ka suuresti Rahafoorumi teemad, et nendest samadest õppetundidest ja tegemistest, eksperimentidest. Ja minu teekond nagu leidis alguse sealt üsna palju, ehk siis hakkasin sealt otsima alternatiive. Ja kui ma ei oleks ka sinna investeerinud, siis ma ei tea, kas ma oleks julgenud üldse ühisrahastusse investeerida, sest et nende kõrval on ühisrahastus tegelikult küll leebe asi, aga aktsiate kõrval või mingi pangahoiuse kõrval tol ajal 2010 oli see nagu täiesti uus ja võõras asi, kuhu üldse raha panna, eks. Et see võib-olla andis mulle omajagu julgust, sest et ma olin palju hullemaid asju enne kohanud ja katsetanud. Et selles mõttes igati põnev õppetund. Ja hea asi veel juures oli see, et mul sellel suuri summasid ei olnud. Ja kui oleks suured summad, siis ilmselt oleks rohkem kaotanud. Ehk siis võib-olla siit selline veel üks hea õppetund kuulajatele, et kui sul ei ole praegu suuri summasid, millega investeerida, siis äkki ongi see hea, sest et väikeste summadega rumalusi teha on parem. Et kui mul oleks nüüd, ütleme, ma ei tea, 100 000 olnud kuskilt pärandus ja ma oleks selle sinna haipidesse või autosurfidesse pannud, siis see oleks ikka väga kurb olnud. Et selles mõttes ei maksa nagu edasi lükata investeerimist. Aga teisest küljest oli nagu tegemist üsna sellise mõttetu tõmblemisega, sest et iga programm püsis, ma ei tea, heal juhul paar nädalat, võib-olla paar päeva, eks sa pidid kogu aeg neid uusi leidma. Et selles mõttes ta oli täiesti mõttetu tõmblemine. Risk oli ülisuur, sest et see programm lastakse õhku, oli üsna garanteeritud. Millal see juhtub, sa ei teadnud, aga seda siis juhtub ja siis sa oled kõigest ilma. Ja samal ajal erilist tootlust teenida nagu ei andnud, et kui see risk või see kaotused maha arvestada, siis võib-olla saaks mingi sellise äkki keskmise aktsia börsi tootluse kätte, et mingi 5-6% aastas või ma ei tea. No ma tean, osad said vist natuke paremat, aga pikaajalises perspektiivis ma kahtlen, et see nagu paremaks läheb. Et selles mõttes ma loodan, et sa õpid siin minu vigadest ja ei hakka ennast selliste tõmblemiste ja mõttetute programmidega tüütama, nagu tänapäeval on binaarsed optsioonid üsna populaarsed. Et kui minu õppetunnist ei piisa, siis mine pane paarkümmend eurot sinna binaarsetesse optsioonidesse, mängi see maha, õpi sellest, aga ära suurte summadega mängi. Aga siinkohal tõmbaks siis otsa kokku, et loodan, et sul oli huvitav kuulata seda nii-öelda ajalootundi. Ja kui sul on mingi oma huvitavad lood sarnastel teemadel, siis hea meelega kuulaksin ka mina ja ma arvan, et teised Raharaadio kuulajad. Et tule pane kommentaaridesse ja tutvusta meile ka. Ja nüüd saate lõpetuseks minu poolt ka väike palve, et
tahtsin tänada kõiki, kes juba on seda teinud, aga kes veel ei ole ja kuulab Raharaadiot, siis oleksin väga tänulik, kui sa jätaksid väikese ausa review iTunesi, sest et kui need on palju, siis jõuame iTunesi kaudu ka palju rohkemate inimesteni. Ja mis meie kõigi ühine eesmärk ikka muu oleks, kui see, et Eesti finantsiliselt vabaks. Noh, terve Eesti ilmselt ei saa, aga iga teine perekond võiks sinna poole teele ju asuda küll. Igal juhul minu poolt kõik, kohtumiseni järgmises saates.